tere, head kuulajad, käes on 26. jaanuar aastal 2026 ka. Geeniuse digisaates on täna Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja räägime ikka viimase nädala tehnika maailma sündmustest, uudistest, kuulujuttudest ja kommentaaridest, mis on olulised. Millest täna juttu tuleb? Kuulujutt on selline, et Apple ehitab meile huvitava AI abilise ja mitte lihtsalt virtuaalse, vaid lausa füüsilise. Siis räägime sellest, kas inimesed hakkaksid kartma, kui neil on võimalus valida odavamad mobiilihinnad paari sekundiga või nad ei hakkaks kartma. Räägime uuest telefonist, mis ei olegi telefon. Ja siis on meil jutuks veel huvitavaid väikseid uudiseid Eestist ja Eesti lähiriikidest ja ka teilt, head kuulajad. No nii, hakkame võib-olla esiteks pihta sellise ühe uudise, mis ilmus siin maailma tehnoloogia pressis, mis ei ole veel faktiline, ei ole sündmus, ei ole juhtunud, aga nii Bloomberg kui ka The Information, hästi informeeritud USA tehnoloogia väljaanded kirjutavad viidetega usaldusväärsetele allikatele, et Apple, meie suur tehnoloogia arendaja, on nüüd astumas sinna tootekategooriasse, kus olid eelmisel aastal tooted, väiksed tegijad nagu The Humane Pin, ehk siis rinda kinnitatav AI kaamera ja salvestaja. Siis oli veel, üks oli veel Rabbit toode, mille nime ma täpselt ei mäletagi. Ühesõnaga Rabbit R1 või 2 või midagi sellist oli, jah. Et Apple on nüüd tegemas sellist nutikat seadet. Mida selle kohta on teada? Ametlikult peaaegu midagi. Aga informeeritud allikad ütlevad, et see on siis selline väike ümmargune ketas, mille sa kinnitad näiteks kannad kuskil. Sellel on 2 kaamerat, lainurka tavaline. Ja on ka, ta salvestab siis pilti, on mikrofonid ruumiliseks heli salvestamiseks ja üks nupp. Ja ongi kõik. Ja ta võiks olla umbes nii suur nagu näiteks kell või siis Apple AirTag. Ja see on siis selline nii-öelda uudis, mis räägib sellest, mida nad praegu teevad. Võib-olla tuleb see turule järgmisel aastal, aga kindel ei ole midagi. Igatahes tundub, et kui see on tõsi, siis Apple üritab selles AI toodete konkurentsis, kus nad, ütleme ausalt, on vist nagu maha jäänud. Üritavad leida oma niši. No nii ta näiks olevat ja Apple ei ole üldse ainus, vaid pigem Apple on ju suur lihtsalt, et kui me eelmisel korral või üle-eelmisel, mis iganes korral me rääkisime CES-ist, siis seal ju ka selliseid videoid näidati ja üks neist oli seesama mainitud Omi, millel olid siis nii prillid kui ka mingi kaelaskantav julla ja mis ka tundus vähemalt teoreetiliste kirjade järgi samasugune, mis on tegelikult ju päris produkt juba peaaegu et täna ja mille valikus olid ka prillid, et mulle just tundus need prillid nagu ägedad, sest ma ei pea siis midagi eraldi kusagil kandma. Aga eks siin on endiselt see küsimus jääb, et kas ja mida me sellise asjaga päriselt tegema hakkaksime. Ehk et täna me tegelikult saame ju neid asju mobiiliga teha, me saame mobiilikaamerast näidata, me saame küsida, me saame rääkida, aga loomulikult me peame selleks võtma mobiili välja, panema kaamera käima. Päris nii ei ole, et ta meil rinnataskus kogu aeg on ja siis me rõõmsalt ringi jookseme ja siis räägime mobiiliga rinnataskust, olgu et seda saaks vist teoreetiliselt isegi teha. Et kui see asi niimoodi töötab hästi, miks mitte, aga teistpidi need läbikukkunud projektid ju iseenesest proovisidki midagi sellist teha. Nii et praegu natuke tekib küsimus, et millise lisaväärtuse või millise sellise olulise nurga Apple sealt siis maha suudab lihvida. Et nüüd sellega ei juhtu siis samamoodi nagu selle Rabbitiga või Humane'iga ja kolmandaks ja neljandaks tegelikult OpenAI peaks ju ka midagi analoogilist tegema, et seal ka kuulujutud muudkui käivad ümber ringi, et peaks tulema mingi riistvaraline asi välja siis, mis just nimelt ChatGPT ja muid toredaid asju vahendab. No selle Apple'i seadme puhul on nagu mul küsimusi tarkvaraliselt ja riistvaraliselt. Ma arvan, me võime usaldada, et nad suudavad teha väga robustselt vastupidava ja töökindla asja, aga samas Apple võib teha kompromisse, mis meile tarbijatena ei pruugi meeldida. Mõtleme Apple Watchi peale. Apple on teinud kompromissi, et selle asja aku kestab päeva. Okei, võib-olla 2. Nad ei ole läinud konkureerima nädala ja mitu nädalat kestvate kelladega. Et Apple Watch on hea omas nišis, aga see
see on nagu suur kompromiss. No esimene küsimus ikkagi, ma ütleks, et algab sellest, et kas see seade üleüldse tundub atraktiivne, et ta on nagu funktsionaalselt piisavalt äge, võib-olla siis maksab ka piisavalt vähe selle kohta ja et sa üldse tahaks seda nagu kasutada, et see juba palju ta nüüd aku peab vastu ja võib-olla sellised igavamad aspektid on muidugi olulised. Ma vist võib-olla ma ei arvanudki, et Apple võiks teha midagi, mida inimesed ei taha osta. Samas vaatad, eks ole, Vision Pro on ka ju äge, aga maksab vaata kui palju. Glenn võttis mul sõnad suust, sest et ma tahtsin just selleni jõuda, et minu arust ma olen üllatunud, et kui see kuulud tõeks osutub, et Apple sellise toote on teinud, sest et või kavatseb teha, sest et see arvestades, kuidas Humane ja Rabbit on sellega läbi kukkunud ja ma ei kahtle, et Apple suudab sellise paremini teha, eks ole, oluliselt paremini teha, aga lihtsalt, et kas sellel on turgu, kas selle hind on mõistlik, sest et see on ikkagi nii niši toode, punkt 1 ja punkt 2 see, et teades Apple'i senist nagu track record'it nende AI assistendi asjadega, siis ega see väga tore ei ole ja nüüd Google võib-olla aitab neid, aga sellegi poolest, et mina nagu ei näe sellel nagu sellist massi huvi. See on sarnane veits just nagu Glenn ütles Vision Proga, mis on tehniliselt väga äge seade, aga ta on punkt 1 niši seade ja punkt 2 väga kallis seade, eks ole. Et mina näeks ka seda, et võib-olla mingid nutiprillid koos mingi hea heliga näiteks, kuna AirPods on ju head, eks ole, oleks võib-olla nagu parem tee, mida Apple võiks käia sellise uute seadmete puhul. Võib-olla teevad seda ka, me ei tea sellest on ju. Ei, teil on väga asjalikud kommentaarid muidugi. Mul tundub, et pigem see vidin läheks sinna kategooriasse nagu käekell, mitte nagu iVision Pro, et ta on pigem ka moeaksessuaar, sul on seda okei näidata, et sa kannad, ta on uhkus, asi kena ja pigem inimesed muidugi ostaksid seda. Ja siin on jällegi see asi, et kui me räägime aksessuaarist, siis nende lekkinud visandite või pilti pealt tundub see nagu üsna kole olevat, eks ole, aga siin on jällegi mina võin öelda, et see on jube kole ja kes ikka nagu aksessuaari nagu anda tahab, aga samas Apple on ennegi meid nagu üllatunud, sest mina siiamaani arvan, et AirPodsid ja ka teised kõik sellised nii-öelda varrega kõrvaklapid on ära ütlemata koledad, aga me oleme kõik sellega ära harjunud ja seda peetakse nagu lausa staatuse sümboliks, eks ole, kui nad välja tulid, siis ma mõtlesin, mis õudus see on, eks. Ja nüüd me ju enamus inimesi kannavad kas siis AirPodse või siis mõne teise tootja varrega klappe ja see ongi normaalne, see ongi võib-olla stiilne, eks ole, et Apple on nagu muutnud seda või arusaamist või massi arusaamist, mis on nagu cool, sest et ma pole olnud ainus, kes alguses arvas, et see on nagu selline kole disain, eks ole, ja siis ühel hetkel järsku oli nagu turuliider, nii et selles mõttes Apple on ainus firma, kes suudab nagu ilmselt inimest sellist meelemuutust massiliselt tekitada. Just, aga nüüd on siis see tarkvaraline pool, küsimus on see, et Apple Intelligence ei toimi. Keegi ei räägi sellest, et see on äge asi. Nüüd hiljuti oli siis selline teade, et Apple on löönud käed Google'iga, et Gemini või vähemalt Geminist mingi versioon saab olema Apple'i uue AI strateegia nagu tuumaks. Ja olgem ausad, et Gemini on väga palju tõotav. Ma ei tea, Glenn, sa tundub, oled läinud nagu sellest OpenAI paadist Gemini paati vahepeal mulle tundub. No ma olen mõlemas paadis ja mul on selline katamaraan on selle nimi vist, kus on neid paate kaks. Nad on erinevad ja Gemini on teinud küll väga tõhusa hüppe, ma ütleks just ChatGPT suunas aga siiski on nagu raske öelda isegi, et kas üks on parem või mitte, pigem küsimus lõpuks taandubki sellele, et mõlema eest ei taha ilmselt maksta, et küsimus ongi see, et kas sa siis ei maksa kummagi eest või maksad. Ei, kui sa mõtled Apple Intelligence'i sees, siis sa ei maksa või et see on sul on ju. Selles ma nüüd ei oleks nii kindel, et ma ikkagi kuidagi kahtlustan, et kui selline seade tuleb, ta ikkagi vahendab mingisugust pilvepõhist asja meile täna, sest ega see vidin seal ise sul väga tark tõenäoliselt ei ole ja selleks, et ikka seda tarkust saada suuremas koguses, ma kahtlustan, et mingisugune ajapõhine makselahendus kleebitakse sellele ikkagi külge. Ühesõnaga, ega me veel väga täpselt selle kohta ei tea, huvitav on see teada küll, aga samas ka meenutame, et oli tooteid, millest räägiti väga palju ja mis ei tulnud kunagi välja. Minu arust Apple TV kui televiisor ekraaniga, sellest räägiti, see ei tulnud kunagi välja. Selle asemel on see väike meediamäng ja mis veel, Apple Car vist oli ka kunagi räägiti, et Apple on investeerinud, inimesed ehitavad autot. Jah, aga ei tulnud. No ikkagi tulles jutu alguse juurde tagasi, iga asi, mis osutub edukaks, peaks lahendama ära mingi sellise probleemi, mida inimesed ei teadnudki, et see neil olemas on. Et küsimus on, et kas see seade lahendab mingisugust probleemi. Et praegused läbikukkumised nende startupide poolt natuke vihjavad, et
variant A, et seda probleemi tegelikult ei olnudki, mida lahendada, või siis variant B, mis on nagu võib-olla optimistlikum, oli see, et nad lahendasid seda probleemi lihtsalt niivõrd halvasti ja Apple lahendab seda nüüd hästi. Aga vaat see skeptitsism jääb selle koha peal, et kas see on ikkagi probleem sellisel kujul, et võib-olla tõesti, kui see vidin on mul kaelas ja ta tõesti on nagu minuga samas ruumis nii-öelda igas mõttes koos, ta näeb kõike ja ma saan temaga tõesti niimoodi rääkida, et kuule, et vau, et Ele Roosa vares lendas praegu üle, mis liigis see vares oli ja siis ta ütleb kohe, et muidugi, et see oli ju see vares ja et kui ta tõesti on nii-öelda sellise, lisab mingi uue kvaliteedi minu tänasele ruumile või väärtusruumile või inforuumile, et siis nagu oleks see asi. Aga kui ta on sihuke konarlik ja õigel ajal ei näe seda varest, ma pean ikka mingi telefoni välja kiskuma või ühesõnaga, et seal on nagu siuksed aspektid, et muidu Apple on ajaloos meile näidanud, kas või tuletame meelde siin iPhone'i ja veel võib-olla midagi, kus on pandud lihtsalt kokku need samad komponendid, mis olid juba varem olemas, aga seda on tehtud kuidagi paremini, seda on tehtud sujuvalt ja inimestele see ongi meeldinud ja see on sellise pöördelise murrangu toonud. Kas see seade nüüd selles valdkonnas toob, ma olen väga selline 5-60 peal praegu oma hinnangute või. Sa pead ütlema 6-7, 6-7 peal. Jah, sest 5-60 on juba siuke vana-vanaisade väljend, eks ole, et uuemal ajal tuleb öelda vist 6-7 jah. Just, eks aeg annab arutust. Kuulge, aga räägime ühest kodumaisest teemast ka, mis on paar nädalat tagasi siin Eesti meedias natukene saanud infot ja uudiseid ja puudutab kõiki meid, sest me kõik kasutame mobiilsidet. Nimelt, kas inimesed, Eesti tarbijad peaksid saama kiiremini vahetada oma mobiilioperaatorit või ei peaks? Justiits- ja Digiministeerium tahab teha selle väga kiireks, teatavasti. Praegu on ju niimoodi, kui sa tahad minna ühe operaatorist teise juurde, siis on see numbri liikuvus kestab päevi. Mõte on see, et sa saaksid järgi mõelda, kas otsus on ikka hea või mitte. Sügisest peaks olema muudatus selline, et võiks toimuda sekundites, aga tehniliste apsakate vältimiseks pannakse sinna 15 minuti puhver. Et sa saad 15 minutiga otsustada, et su numbrid lähevad üle teise operaatori juurde. Ja minister Pakosta ütleb selle peale, et uudise mõte või selle muutuse mõte pole ainult tehniline kiirus, vaid ka tegelikult peaks hinnad muutuma. Sest praegu on niimoodi, et kui sa alustad numbriliikuvuse, hakkad su operaator sulle pakkuma siis nii-öelda need meelitushindu, et see ikkagi jääks tema juurde. Aga ministri sõnul on siis see nii-öelda altilm hõlma hind ongi ju tegelik hind. Sest ükski ettevõte ei paku alla turu ega alla kasumit. Ehk siis see hind, mille sa saad nii-öelda pärast numbriliikuvust on siis nagu see reaalne hind. Ja selline 15-minutine numbriliikuvus peaks tegema hinnad, tooma avalikud hinnad siis samasuguseks nagu need letihinnad. See on ju hea. Ja, see väide on tegelikult mõnes mõttes korrektne, aga samal ajal idealistlik, ütleks mina, sest et Elisa kommentaar sellele on, et ülikiire numbriliikuvus ei too hindu alla, vaid jätab kliendi ilma parimast pakkumisest ja selgitustööst. No see viimane on muidugi juba pehmendades naljakas, et mis see selgitustöö seal peaks olema, et tegelikult peaks ikkagi asi käima niipidi, et kui ma lähen juba operaatori juurde, ütlen, kuulge, et ma tahaks nüüd parimat pakkumist, siis mulle tehaksegi parim pakkumine. Täna on nagu kuidagi olukord, et operaator nii kaua ei usu, et mul on tõsi taga, kuni ma siis ütlen head aega. Et tegelikult Liisa Pakosta väide on see, et operaator võiks siis kohe pakkuda mulle paremat hinda. Aga nagu näha, siis operaatorid ütlevad, et me ennem ei paku sulle paremat hinda, kui sa päriselt ära ei lähe. Ma arvan, et kui see idee teoks saab ja seadusse kirjutatakse, siis juhtub see, et pakkumise enam lihtsalt ei tehta ja kõik hakkavad maksma kallimat hinda. Et lihtsalt see äramineku ähvardus, mis on töötuse juhul, eks ole. Sa rikud tuju ära, ma nii lootsin. No see kõlab nagu minu jaoks täiesti loogilisena. Ja. Võib-olla iga operaator teeb oma paketid 5 eurot odavamaks, no praegu on, aga lõpptulemusena me sellised 3 korda odavamaid letialuste hindu siis enam ei näe, eks ole. Ei, aga oota, aga mul on argument selle vastu. Kardan sul õigus olla, aga ma veel väike argument. Praegu on üks operaator, Tele2 ütleb, et see on väga mõistlik muudatus, nad pakuvadki nagu letina ka soodsamad. Ja siis sul ongi see vahe, et kas on Elisa Telia kõrgem hind, teine operaator odavam hind, tarbija valib selle järgi, ta odavama hinnaga teda meelitada ei saa. Kas ei tähenda, et siis
tarbija teeb selle mõistliku valiku, läheb sinna, kus on odavam või kui kvaliteet ei sobi, siis ta. Et kas arvad, et Tele2 hakkab hindu tõstma selle peale, see on nagu üks küsimus, et nad ju eristuvad praegu selle. Ja, aga Tele2 hinnad on ka praegu, samas nad on küll odavamad võib-olla konkurentidel, aga nad ei ole enam odavad. No sellegi poolest hetkel on ikkagi olukord, kus kui me vaatame tagasisidet sellele uudisele, siis mingil põhjusel, on see siis selgem või ebaselgem, on just nimelt kaks suuremat, Telia ja Elisa öelnud, et ei, see on ikka päris halb mõte ja Tele2 on öelnud, et see on väga hea mõte, mis pigem võiks ikkagi viidata sellele, et kuna täna ma julgeks nagu väita, et kas nüüd päris isiklikust kogemusest, aga ütleme selliste tuttavate kogemustest on just see liikumine seal suunas, et Telia ja Elisa klient algatab liikuvuse Tele2 suunas. Muidugi. Ja siis tuleb kohe Tele2-st või Teliast või Elisast parem pakkumine ja Tele2 jääb minemata. Et väga vähe on seda nagu teistpidi, nii et tegelikult on see ikkagi näha, et kui selles valguses Elisa ja Telia saavad nüüd aru, et kui number lähebki minutitega Tele2 üle, siis inimene algataski selle liikuvuse ju ikka ja lähebki minema. Sest et see üldistus, mis ka siin uudistes on öeldud, et operaatorid näevad ohtu, et kliendid võivad kiiruse surve all unustada ära senise teenusepakkujaga seotud kohustused ja soodustused. No see kõlab umbes sama absurdselt nagu kui panga ülekandel öeldakse, et kliendid võivad kiiruse surve all unustada ära, kellele nad raha parajasti plaanisid maksta. Ei, see mõttes, et neil on mitte neil õigus, vaid neil on loogika, sest et täpselt sama asja teevad näiteks praegu Go3 ja muud teenusepakkujad, kui sa tahad nagu lõpetada lepingut, isegi mitte ära minna, lihtsalt nagu lõpetada lepingut, siis on tehtud võimalikult keeruliseks, sa pead, ma ei tea, kirjutama ja helistama ja nad ei vasta telefoni. Ühesõnaga sa ei saa nagu veebis seda teha, just sellepärast nad üritavad sind pidurdada ja ümber veenda, eks ole. Ja siis on see, et ei ole nagu võimalik seda, no see ei ole enam seda aega, et sind ümber veenda, sa lähedki kiirelt minema. Aga tsiteerime läbipaistvuse mõttes, ütleme ka mida Telia ütles selle kohta, Telia ühendteenuste osakonna juht Evelin Neerot ütles, et kui see protsess läheb väga kiireks ja inimest survestatakse otsust tegema väga kiiresti, siis ta võib-olla ei jõua läbi mõelda, kas tal olemasoleva sideteenuse pakkuja juures on mõni tähtajaline leping sõlmitud, kas tal on mingisugused muud hüved, mida ta kaotab, tal ei ole aeg järele mõtlemiseks. Siin on nagu viide sellele. Mul on näiteks tähtajaline leping 2 aasta peale, kuna ma ostsin soodushinnaga telefoni. Nüüd ma lähen 15 minutiga üle, plaks on odavama minuti hinna, aga pean maksma trahvi selle enne tähtajaks lõpetamise eest. Ma arvan, et äkki sa ei saa lepingut lõpetada või saad või? Ei, sa maksad trahvi. Ei no siiski, mina pigem arvaks praegu nii, et sa ei saa seda numbrit ära liigutada, kui sul on sellega seotud kohustused. Et sa ei saa lihtsalt üle minna. Mina arvan ka, et see peaks nii olema. Ei, ma arvan, et lõpparve tuleb sulle lihtsalt kopsakas, sa ei teagi seda ja vähemalt Telia ähvardab või viitab sellele, et kuule, kui sa nüüd hakkad, kui me sellise süsteemi teeme, siis inimesed hakkavad saama. Mida me siin muide kommenteerime, see ei ole otsus, vaid see on praegu siin lobitöö. Saate ju aru, et siin poliitik tahab seista tarbijate õiguste eest, meie õiguste eest, siis on turuosaga väiksem tegija, ütleb, et jah, tehke, et me saaks hästi kiiresti kliente. Turuosa suuremad tegijad üritavad siin teha lobitööd, et kuulge, et see on ikka väga halb ja inimesed kannatavad ja mõtleme järgi. Väga huvitav. Sama hästi võiks ka teha lihtsalt suured operaatorid omale sellise eraldiseisva punase nupu, et tahangi päriselt ära minna. Ja siis seal on päevane viide näiteks ja kui klient seda nuppu vajutab, siis see võrdubki sellega, et numbri liikumus algatati, aga kui on mingi selline klient, kes teab, et ta tahab kohe hopsti üle minna, siis on tal see võimalus minna, et mina oleks ikkagi seda meelt, et kui tehniline võimekus on olemas kiiresti seda teha, siis seda võib igati kiiresti teha, sest kui tuletame meelde, et aastat oli see 3-4 tagasi või isegi natuke rohkem, kui see numbri üleviimine minu arvates võttis ligi nädala ja siis läks see mingiteks päevadeks, see oli ka suur uudis, et iseenesest, kui see võimekus on tehniliselt selline olemas, siis tundubki jabur seda pidurdada nagu mingisuguste imelike põhjendustega, et klient ei jõua järele mõelda, see otsus järele mõtlemiseks tehakse tegelikult enne, kui sa algatad numbri liikumist, mitte pärast. Et minu arust see pangaga võrdlus on väga hea paralleel, et seal me oleme justkui just teistpidises nagu kaitsepositsioonidel, et pangad ütlevad, et oi, kui kõik kliendid saaks nii vihaseks, kui nende raha ei jõua kohe kohale sinna, kuhu nad tahavad, eks ole. Ja nüüd justkui ütlevad mobiiliaparaatorid, et kliendid saavad hoopis väga kurjaks, kui nende number jõuab sinna, kuhu nad tahavad. Et tegelikult on hea on see või ütleme, et põhjuse leiab alati.
mulle väga meeldiks sihuke reaalsus, kui ma saan reaalajas valida oma paketti. Pakettide pole erineva väärtuspakkumisega. On kallim pakett, kus mul on hästi palju näiteks rändlusaega sees. Kui ma lähen reisile, võtan enne seda reisi, tulen reisilt tagasi, lülitan tagasi, mis on kodumaiselt väga sooduspakett ja siis niimoodi valin vastavalt sellele, mis on, maksan teenusest, mida ma kasutan. Ja see on tehniliselt ei ole võimatu. Nii ta on, aga eks me elamegi tegelikult ikkagi paratamatult selles maailmas, kus selliseid pakkumisi tehakse ju igal sammul on võib-olla liialdus, aga ikkagi üsna tihti ka teiste hindadega või et mõnikord on ka küsimus, et kas sa lähed sellega kaasa või mitte, kuhu ma oma jutuga sihin, on see, et näiteks kui teil on mingisuguste teenuste kuupõhine, aastapõhine tellimus. Ja kui te juhtumisi otsustate, et ma lõpetan selle tellimuse ära, siis on täpselt 2 varianti. Kas teile öeldakse, et jää ikka meiega, teeme sulle poole hinnaga näiteks 3 kuud või 6 kuud. Või teine variant on see, et kahju, aga head aega. Ja tegelikult ongi klient mõnes mõttes nagu raskes olukorras ka seal, sest et näiteks ütleme, et sul on täna ka mingisugune natuke soodushind mingil pakkumisel. Siis sa tõepoolest nüüd ei tea, kui kaugele sa siis lähed oma sellise äraminekuga, et kas sa lähed päris lõpuni, siis sa kaotad ka selle soodushinna, kui sa tagasi tuled, oled sa täishinnaga või sa mõtled, et äkki ta ikka teeb mulle parema pakkumise ja siis vajutad head aega. No siin on ka asi selles, et mobiilsides, mis me räägime, on see hästi... Kuidas siis öeldakse selle kohta hästi lihtsasti vahetatav kaup, et kõneminut ühe operaatori juures on sama, mis kõneminut teise operaatori juures teenusena või gigabait andmeid, on ju. Et mul ei ole nagu vaja mõelda. Siis tuleb sinna juurde kõik need lisateenused, millega sul on mingisugused tähtlased lepingud ja kodusest ei tea, see, et sul on ühe operaatori menüüga see telepult, et see on selle sinu mobiiliandmetega seotud. See kõik on tehtud selleks, et teha liikumist raskemaks, kuigi see 15 minuti numbriliikuvus või isegi kiirem oleks Justiitsministeeriumi hinnangul Euroopa kiireim ja võib-olla ka maailma kõige kiirem selline vahetus, mis oleks väga tore minu arust. No igal juhul on näha siin ka nendest reaktsioonidest, et õhku või kuidas me seda iganes nimetame, on nendes hindades sees ja eelkõige just nimelt suuremate operaatorite hindades. Sest kui ikkagi suured operaatorid ütlevad, et see on paha mõte, et siis klient ei saa seda kõige paremat pakkumist, siis on ju selgelt näha, et parema pakkumise saabki täna ainult sellise ähvardusega, siis kuidas iganes me seda nimetame või numbriliikuvuse algatamisega, et kui me läheme nagu ilusti küsima, kuulge, tehke parem hind, siis seda ei juhtu ennem kui sa ähvardad minna ära, sest täna see nii juhtub. Ja tõepoolest, ega meil on ju raske öelda nüüd, et kas õigus on lõpuks Meelisel või Hansul, kui sa mõtlesid teistpidi, et kas siis kliendid või ütleme, kas õigus on Meelisel või Liisa Pakostal, sõnastame siis nii. Et kas selle muutuse järgi siis kõik hakkavad maksma rohkem või vähem, seda on nüüd keeruline. Ma arvan, et Liisa Pakostal on hea idee, aga see ei pruugi nagu tõeks saada. Praegu oli just ju see probleem, et mina ka, mul sai just läbi Elisa 2-aastane soodusperiood aasta lõpuga ja siis ma mõtlesin ka, et ma pean hakkama nüüd ilmselt tegema samasugust võimlemist. Aga Elisa on kavalaks läinud ja nad tegid sellise asja, et saatsid mulle automaatse pakkumise, mis ei olnud enam nii hea, kui ta oli varem, aga ta oli ainult nii natuke kallim, et mul ei olnud mõtet hakata võimlema. Ja siis ma nagu ei hakanud võimlema, eks ole, mõtlesin, okei, ma maksan siis selle 3 eurot rohkem kuus, aga ikkagi see on nagu mitu korda odavam, kui nii-öelda selle sama paketi tavahind on, eks ole. Ja see kehtib kui aasta, eks siis järgmise aasta, selle aasta lõpuni. Ja nüüd üleeile tuli siis uus meil, kus öeldi, et sellele lisatakse veel 2 eurot, eks ole, et Elisa tõstis kõigil vist 2 eurot paketide hindu või midagi sellist. Eks kõik said selle, enamus klient said selle kirja. Vaatasid, et sa esimese meili peale ei lähe närvi, sa ei reageeri. Ma olen jälle sama seisukohas, kus ma peaksin hakkama äkki uuesti ikkagi nendega kauplema, sest et nüüd on sinna tõus nagu märgatavalt suurem, kui ta oli varem. No sa pead ikkagi algatama nüüd, sul on veel viimane võimalus, täna veel numbriliikuvus võtab aega. Ja ma ennem, kui sa tahtsin ka öelda, kui Glenso rääkisid, kuidas kõik panevad oma numbri Tele2 poole liikuma, siis mina panen tavaliselt selle millegi pärast Telia poole liikuma, pole Tele2 peale mõelnud. Et tavaliselt ma panen see Telia või Telia omandus kuuluva diili poole liikuma ja siis tuleb pakkumine, eks ole. Aga kas ei ole niimoodi, et Telia ja Elisa on tegelikult üsna samas nivoos, et kui sa niimoodi neid letihindu vaataid, siis kuidagi tundub, et Tele2 on just see, kes
nagu tõmbab magnetina. On jah, aga mul on Tele2-ga erinevaid negatiivseid kogemusi, mille pärast ma üritan vältida juhtumit, et mu praegune operaator ei tee mulle selle liikumise peale paremat pakkust, no peangi päriselt ära minema, eks ole, siis ma peaks valima ikka sellise asja, mis ka töötab. Bluff ei lähe läbi, jah. Kuulge, see on kõik väga eluline, mis me räägime ja kindlasti meie kuulajatel on ka väga palju selle kohta näiteid ja lugusid, sest et see kõik on nagu dokumenteerimata reaalsus, see, mis leti all toimub. Aga lähme edasi, räägime uudest asjadest ka, sest et sellest teemaga saame sel aastal veel palju arutada. Teil on üks telefon, mis ei ole telefon. Tegelikult ta on, aga ta nimi on, et see ei ole mitte midagi. Ehk siis Nothing Phone on teil olnud testimises. Jah, ma ei tea, kas Meelis, sina oled ka seda nagu katsunud või olen ainult mina saanud selle õnne osaliseks? Mina ei ole katsunud, kolleeg Ott on seda katsunud. Nothing 3A Lite, no tuleb tunnistada, et mina olen reeglina katsunud mingil põhjusel just nagu kallimaid telefone ikkagi rohkem. Aga Lite, Nothing 3A Lite ikkagi platseerub vist ikka üliodavaks või? Et kui ma nüüd nagu valesti lahterdan seda, Meelis mind kohe parandada, et selle hind on 200 euro ringis, et ega sa ju, ma ei tea, kas on palju üldse uusi telefone täna, mis maksaksid veel vähem? On, neid on oma jagu, mis maksavad veel vähem, aga nad ei ole sama head enamasti. No selle telefoni puhul muidugi võib kohe nii-öelda alguses ka lõpu ära mainida, et sellest on olemas siis konkurent, mida iseenesest vist toodab peaaegu et sama tehas. Ja see konkurent on siis CMF Phone 2 Pro ja see on siis nii-öelda sõsartelefon ja mille hind on ikkagi täna natukene kallim. Ja mis on vahe on, CMF-il on parem kaamerasüsteem. Aga miks te CMF-ist räägite, kas seda müüakse Eestis, see on täiesti tundmatu bränd? Seda müüakse Eestis ja Elisa müüb seda, me just vaatasime, et kas müüb ja müüb tõepoolest CMF 2 Pro. Selles mõttes, et CMF on Nothingu bränd, see on tütarfirma, et see ei ole nagu mingi teine toot. Just, et erinevus ongi siis kaamerates, aga see parem kaamera võib ka muidugi tõesti nii öelda, see kaamera erinevus on siis selles, et kui Nothing Phone Lite'il on jälle see õnnetu makrokaamera selleks kolmandaks kaameraks seal küljes, siis CMF on pannud sinna ikkagi telekaamera, mis on siis kahekordse suurendusega. Ma ei ole küll väga täpselt isegi aru saanud, CMF-i ma ei ole ise testinud, et kas seal on ka optiline suurendus või seal tehakse mingid digitrikke, aga mis seal nagu tehakse. See on füüsiline kahekordne optiline zoom, eks see päris optiline zoom. Küll on võib küsida seda, et kas seda tegelikult on vaja, sest et tal on märgatavalt väiksem ava, kui on, või mitte ava on sama suur, märgatavalt väiksem sensor, kui on sellel nii-öelda põhikaameral mõlemal, eks ole. Ja kui sa nüüd tänapäeva 50 megapikselise põhikaamera kasutad kahekordset nii-öelda digitaalset või hübriidsuumi, sensori sisest kroppi nii-öelda, siis tegelikult see pilt ei pruugi tulla kehvem kui selle kahekordse optilise zoomiga kaameraga tehtud pilt. Et kui see kaamera, zoom-kaamera oleks kolmekordne, eks ole, siis oleks selge eelis juba. Aga praegu on keeruline öelda, kas sellel kaameral on, ma arvan, seal võib eelis olla pimedas pildistamisel. Kui sa pimedas teha portreed kahekordselt näiteks. Tal tegelikult on eelis veel ühel põhjusel, nimelt telefoni targad algoritmid kombineerivad mõlemad kaamerad pildistamisel ja ta saab kahe kaameraga väga hästi aru taustast ja subjektist. Ehk et kui sa teed siis CMF-iga pildi, siis tegelikult kahe läätse ja sensori ja kaamera koostöös sa saad ikkagi päris palju ilusama portree kui siis selle Nothingu ühe kaameraga. Aga muide, mida ei ole CMF-il? CMF-il ei ole jällegi optilist stabilisaatorit. Et see on olemas siis ainult Nothingul. Ma seda isegi ei märganud. Et ainult elektrooniline stabilisaator on siis põhikaameral, mis on siis mõlemal 50 megapikseline. Aga ühesõnaga, et mitte jääda nüüd päris ainult kaameratesse kinni ja Nothing Phone Lite on see, mida ma siis päriselt kasutasin. Siin olen kasutanud või proovinud natuke 3A Lite. Et neil on ka kerge väline visuaali erinevus, mis võib-olla on isegi oluline, et Nothingu telefonid on olnud ju kogu aeg sellised nagu eristuvad kuidagi nagu natuke, ma ei tea, kas siis noortepärased, seal on läbipaistvad kaaned, mingisugused tuled blingivad ja kasutajaliides on teistmoodi. Ja see kõik on ikkagi ka sellel Lite'il olemas. Tõsi, Lite on väga ära nudinud sealt tagant siis, mis selle nimi on, see glyph interface või selline LED-ide ribadest
mustrid. Selle asemel on alles jäänud siis üks tulukene. Sellest väga õnnetuks on see glüf seal taga ei läinud, et üks valge LED on seal taga külje peal ja tõepoolest see tagakülg on ikkagi läbipaistev. Aga noh, tuleb nagu tunnistada, ega see midagi väga põnevat vaadata ei ole, et ma nagu kuidagi tahaks siis loota, et kui teil juba on läbipaistev tagakülg, no siis võiks seal tõesti näha olla mingid mikroskeemid ja bitid tormavad edasi-tagasi. Et seal on niisugune üsna igavapoolne plastikplaat, ma ei tea, mis iganes akukate või mis seal taga toimub. Ja siis seal ühes nurgas on see glüf nii-öelda leedikene, millega siis saab natuke seadistada, et mida ta siis teeb, et kui sa oled telefoni pannud nägu alaspidi lauale, siis on tagakülg ülespool ja siis see LED annab siis märku, kui sul midagi parajasti juhtus, kas siis on lugemata sõnum, siis ta seal põleb või vilgub, et sa saad seda ise siis natukene seadistada. Seda CMF-il ei ole, aga mis selle CMF-il on, ma ei ole seda käes küll hoidnud, on mingisugune rullik, mis on üleval servas, millega saad ka muuhulgas siis fotopäästikut aktiveerida ja keerata siis helivaljust üles alla, mis on ka iseenesest jälle võib-olla tore omadus ja CMF-il peaks sa saama vahetada ka telefoni tagapaneeli, et nagu muuta seda telefoni siis kuidagi isikupärasemaks või mitte. Nii et siin nagu on üsna võrdselt jälle kasutame moodsaid termineid nagu niisugune 6-7 võib-olla isegi see välimuse nagu erinevused, et mulle personaalselt see Nothingu stiil ja lähenemine nagu meeldib, et minu arvates see on nagu argument, kui sulle meeldivad need mingid klaasist asjad ja vilkuvad asjad, see teeb su telefoni kasutuse teistsuguseks, aga samal ajal tõesti mingisugune rullik ja vahetatavad paneelid ja et ega see ka nagu ei ole üldse võib-olla paha omadus siis vastu panna Nothingule. Ma ütlen seda, ma ei tea, kas me hinnast ja sellest, kas seda nagu sinu nägemuses soovitusest me pole vist rääkinud, et ma võib-olla ütlen siis, kui me sinnani jõuame. Kui võrrelda mingisuguste selliste teoreetiliste konkurentidega, noh siis Samsung võib-olla A-seeria on üks, mis on küll mõnevõrra kallim ja siis muidugi juba veel mõnevõrra kallim on Google Pixel, eks ole, näiteks 9A, aga selle hinnavahe on juba peaaegu kahekordne. Tegelikult ongi jah, väga raske öelda, et mida sa nagu eelistad, aga mida sa Nothingu puhul näiteks saad, seal peaks olema 2 SIM-kaardi võimalus ja ka micro SD kaardi võimalus, et muidu on mälu on 128 giga iseenesest ju tore omadus ja tal on tegelikult väga hea ekraan ka, et väga ere ekraan selles klassis, et 3000 nitti on väga palju, et nendel kallimatel konkurentidel Galaxy A36 näiteks või siin Pixel 9A, et mõlemal ekraani näitajad hereduse mõttes on väiksemad. Tegelikult seal on ka teisi telefone, mis tegelikult väärivad võib-olla selle hinnaklassis kaalumist. Esimene muidugi on Nothing ise, ehk siis Phone 3A ilma laidita, mis on kuskil 300 euro kandis, eks ole. Ja siis on natukene alla isegi on tegelikult Poco X7 Pro, kui ma mälu mind teeb ette numbriga eksiv mudeliga, mis on tegelikult oluliselt võimsama protsessoriga ja üldse nagu enamus omaduste poolest parem telefon, välja arvatud võib-olla kaamerad on nagu sarnased, et kaamera koha pealt ei ole see, aga protsessor on kõvasti võimsam, mälu on 128 või 256 vaikimisi. Ehk siis, et see on võib-olla kõige parem alternatiiv nagu selles hinnaklassis. Küsimus on tarkvaras, et selle Xiaomi tarkvara lihtsalt ei ole sama hea, kui on Nothingu oma. Tarkvara tugi on ka üks pool, mis siis Nothingu puhul ja ka CMF-i puhul, nende telefonide puhul jätab võib-olla soovida tänases mõõtkavas. On odavate hinnatelefonide probleem, eks ole. 6 aastat küll turvat, aga ainult 3 aastat opsüsteemi uuendusi, mis on nagu suhteliselt vähe jah, et võrreldes siin 6 või 7 aastaga, mida pakuvad Samsung ja Google. Aga mida nagu öelda jah, kokkuvõttena kaamerate kohta küll, kui ma nagu võrdlesin siin, mul olid mõned Google'i telefonid panna kõrvale. Tõepoolest, see kaamera on ikkagi kehvema kvaliteediga, et selle raha eest sa ikkagi saad tõesti vähem, et kaamera igas mõttes ta teravustab nagu üle ja see pilt on ikka selline koledam. Muidugi võib vaielda, et kas nüüd 2 korda rohkem makstes saad sa 2 korda kehvema pildi, ilmselt ei saa, et tegelikult sa saad ikkagi kõik oma pildid tehtud, aga see ei ole päris see, aga kasutuselt üldiselt niimoodi ma ei tea, kõik nagu seal töötab, kui sa teed tavalisi asju, kui sa mingisugust hirmsat 3D mängu ei mängi, on kõik nagu päris äge. Põhimõtteliselt selle telefoni nagu suurim võib-olla ägedus nagu minu jaoks ikkagi oli just see Nothingu selline
disainikeel. kui sa tahad kuidagi eristuda ja sulle sellised asjad meeldivad, siis ma nagu seda telefoni täitsa maha ei tõmbaks. et mina oskan öelda nii palju, et ma ise ei ole seda telefoni proovinud, aga kolleeg Ott on proovinud nii seda telefoni kui ka seda CMF Phone 2 Prod ja tegelikult kokkuvõtteks tema arvamuse järgi sõltub kõik hinnast, sest et tol hetkel tema jõudis järeldusele ja pani artikli pealkirjaks, miks see telefon üldse eksisteerib. Sest et tema jõudis järeldusele, et CMF Phone 2 on parem ja odavam. Aga samal ajal on ka välimused meeldis talle CMF-i versioon rohkem. Aga ja siis need moodulid, eks ole, mida saab sinna installida või paigaldada. Aga iseenesest see kõik sõltub nagu hinnast, sest tema argument oli ka see, et CMF Phone maksis tol hetkel 225 eurot ja see Phone 3 Lite maksis 259, aga praegusel hetkel on Elisas see Nothing Phone 3 Lite siis 219, nii et võib-olla see nagu muudab natuke seda valemit, eks ole, et kuna hind on muutunud ja see Elisa odava hinnaklassis tegelikult ju päris palju määrava selle ostuotsuse puhul just see, mis see hind on, sest et Ott ütleb samamoodi, et kuna 279 eurot maksis tol hetkel tavaline Nothing Phone 3A, eks ole, siis 20 eurose hinnavahega on selge, et Nothingu enda nagu kallim mudel on oluliselt parem telefon. Aga kui see hinnavahe on nagu üle 50 euro juba, siis võib-olla, kui sa tõesti nagu rahakotis liiga palju ei ole, eks ole, siis võib tasub nagu kaaluda seda odavamat. Täna ma vaatan just hetkel meie saate salvestuse ajal Elisa pakub ikkagi CMF-i 249-ga. Aga mina ütleks oma kokkuvõttena, ma ei saa kuidagi öelda, et see Lite mulle tunduks ebasümpaatne. Aga mina ilmselt paneks siis pigem võib-olla veel hoopis 100 eurot juurde ja ostaks siis selle kallima Nothingu, kui mulle meeldib kogu see Nothingu asi. Sest et see glüfi asi ja leedid on sealt ka nii ära nuditud, et sellest pole nagu suurt midagi järgi. Et kui ma tahan ikka nagu sellist päris blingi saada, mida Nothing pakub, no siis võiks selle eest lihtsalt natuke rohkem ka maksta. Selge, tõmbame siis selle võib-olla arutelu kokku. Lõpuks on oma silm ja oma käsi kuningas, minge proovige ja vaadake ise ka järgi, kui saate käe peale mõnes Eesti esinduses. Mis meil on veel jäänud täna, võib-olla paari uudist mainida ja räägime mõnest kuulajakirjast, mis on tulnud. Vist eelmine saade pühendasime ühe väikese järellõigu sellele, et aastavahetusel rääkisime isejuhtivatest autodest, saime head kriitikat siin ühelt kuulajalt, miks me ei räägi Teslast. Eelmine saade just mainisime, et Tesla isejuhtivus on küll väga tore, aga see ei ole Euroopas ja Eestis saadaval. Ja väga huvitav on see, et just nüüd lõppenud nädalal Tesla andis teada, et tule proovi sõita isejuhtiva Teslaga. Tõsi küll, Eestis seda ei ole, teatavasti Eesti ei ole ametlik riik selle tootja jaoks, ametlik esindust ei ole, aga üle Euroopa erinevates riikides see toimub. Lähim koht, kus seda proovida saab, on näiteks sellised kohad nagu Tampere, Pettiko, Oulu, tuntud Soome metropolid, kus siis on võimalik Tesla täis isejuhtivad, mis peaks vastama sellele tasemele, millega sõidavad autod Põhja-Ameerikas. Proovisõitu teha, mis see tähendab, kas see aktiveeritakse kõikidele Tesladele Euroopas või mitte, selle kohta praegu infot meil napib, aga tore on märkida, et head Tesla meie saadet kuulab ja kohe võtab kriitikat kuulda ja asuvad seda teenust Euroopas pakkuma. Mida see päriselt tähendab, et kas siis ma saaksin nüüd minna istuda siis tagaistmel ja seal on siis operaator pluss auto ise või mina olengi ikkagi esiistmel ja rool ja pedaalid siis maagiliselt teevad oma asju ja auto sõidab siis otse ja kurvides või kuidas see süsteem välja näeb? See on nagu proovisõit, kus sa oled kõrvalistuja kohal, aga töötaja on su kõrval. Töötaja on ikka siis juhi kohal nii-öelda täna. Aga ta ei juhi. Mul päris nagu sellist ilma juhita autot, kus kedagi peale minu ei ole, seda ma siiski veel ei saa. Ma saan siis nii aru. Kõigepealt nad peavad selle juhi kõiki need marsruudid kõvasti läbi sõitma, eks ole, et õpetada neid. Meil oli üks kuulajakiri veel, mis seisnes selles, et Hans kuulajakirja Spotify osas oli meil üks huvitav kiri ja see kiri on selline, et kommentaariks meil on üks hea kuulaja Norras ja Norrast kirjutab meile kuulaja seda, et hinnatõus oli ära, hetkel on Norras perepaketi hind 219 Norra krooni, mis on umbes 18 eurot 75 eurosenti ja tuletame meelde, et nüüd jaanuaris tõstis Spotify hindu 3 riigis maailmas.
Ameerika Ühendriikides, Lätis ja Eestis. Ja uue hinnakirja järgi on Eestis 20 eurot seesama perepakett, nii et oleme läinud Norrast mööda, kui võtta nüüd selline võrdlus. No tuleb ainult rõõmustada, samas me muidugi ei tea, tõsi, et võib-olla ka Norras ikkagi mingisugune hinnatõus tuleb. Aga no selge see, et need tasemed on nüüd põhimõtteliselt samad, nii et me oleme sama jõukaks saanud nagu norrakad. Jah, väga hea näide. Üks kiri oli veel, jah. Glen, kas see on sinu postkastis, kes inimene küsis või kurtis meie saate heli kohta? Nii see on, meil on üks kiri on tõepoolest veel ja tegelikult osa sellest kirjast juba oleme me ära menetlenud. Jutt oli siin prillidest, nimelt Heiki küsis meilt, et miks ei võiks siis olla erinevad prillid, mis tähendab samad prillid, mis teevad autofookust ja ei peaks üldse kasutama siis selliseid fikseeritud klaase, aga Heiki küsis veel selle kirja lõpus saate nivoode kohta, nimelt et ta on tihe erinevate podcastide kuulaja ja teda häirib päris tihti, et erinevad podcastid on salvestatud erinevate helitugevustega. Ja kellest see sõltub, et päris tüütu on see, kui ühe saate lõppedes hakkab teine kõrval ärmama. Ja see on tegelikult väga huvitav küsimus, sest et tõepoolest kipub see nii olema, et mingid ühtsed standardid sellist, et nüüd peab olema nii, ei ole. See sõltub sellest, kes teeb podcasti valmis ja kui valjuks ta selle parajasti otsustab siis seadistada. Ja see ei piirdu siis loomulikult ainult sellise numbriliselt mõõdetava valjusega, vaid seal on aspekte palju, et podcastiks võib vabalt täna ka kvalifitseeruda see, kui keegi räägib vannitoas, keegi magamistoas ja kolmas on kuskil kuuris ja see kõik kokku pannakse üheks podcastiks ja inimesed ongi väga erinevate helinivoodega, helidünaamikatega. Et oluline on ka see, et kui vaikne või vali on siis erinevus kõige vaiksema ja valju koha vahel, et see on isegi tihti veel kõige tüütum, et kui näiteks mõni koht on ülivali ja mõni koht on ülivaikne sama podcasti sees, siis isegi ei piisa sellest, et sa veel helitugevuse nupuga midagi teed. Nii et neid aspekte seal heli juures on palju ja need sõltuvadki ainult siis produtsendist või ainult sellest inimesest, kes paneb selle podcasti kokku. Aga nivoode koha pealt seda saab täna saab mõõta. Meil on selline mõõteühik, millega mõõdetakse ka muusikanivood. See on siis Loudness Unit Full Scale ehk LUFS ja selle LUFSiga saab loomulikult ka podcast'e mõõdistada. Et öeldakse, et võib-olla selline hea kuldne kesktee võiks olla seal kusagil -16 LUFSi, -15. Samas muusika puhul on need numbrid sellised, et YouTube täna siis nihutab kõik valjema muusika -14 peale, aga YouTube Music ei tee nagu üldse midagi, et YouTube Music jätab kõik nagu valjemaks. Mis on meie saate LUFS, kas sa oskad ka öelda? Meie saate LUFSi oskame väga hästi öelda ja meie saade on suhteliselt vali. Meie saate LUFS on -13 ja ta on sellepärast -13, et mul on nagu selline, kuidas ma ütlen, ma olen ikkagi sellise kõlakujundaja või masterdajana mul natuke kuklas kogu aeg kipub see loudness war olema, et ma ei taha nagu olla kõige vaiksem, ma pigem oleks nagu natuke kõvem. Ja kuna YouTube Musicu puhul muusika on seal tihti -6, -7 ja kui keegi nüüd juhtumisi kuulab YouTube Musicust midagi ja sinna tuleb vahele podcast, mis on -15, no siis seda ei olegi praktiliselt üldse kuuldagi. Et kui sa nüüd kuulad podcast playerist, siis tõepoolest on meie podcast mõnevõrra valjem kui võib-olla mõni teine, aga samal ajal, ma ei hakka siin raadiojaamu nimetama, aga on ka Eesti raadiojaamades podcast'e, mis on nüüd veel valjemad. Nii et sugugi, et see meie oma ei ole nagu kõige valjem. Tõsi, et kui kasutajad nüüd paljud selle peale siin ütlevad, et aga keerake oma podcast vaiksemaks. Ma võin seda vabalt keerata vaiksemaks, et ma olen tegelikult nagu proovinud saavutada just nagu sellist taset, et ta oleks ühtlane. Et see ühtlus on nagu see kõige olulisem asi, et kui inimene kuulab võib-olla väiksest mobiilikõlarist või kusagilt krapist, siis sellest üldnivoost isegi olulisem on see ühtlus just nimelt, et ei oleks nii, et keegi kukub ära ja keegi ei kuku ära ja seda ühtlust saab samuti muuta. Selle termin on LRA ehk loudness range. Ja see on tegelikult väga oluline, et see ei oleks seal mingisugune 10 detsibelli või käiks niimoodi üles-alla. Aga ühesõnaga sellele lühikesele küsimusele pikalt vastates sõltubki see tegelikult podcasti salvestaja suvast ja täpselt see nii on, et kas siis midagi on vali või midagi on vaikne.
ma tahan öelda, et ma olen kindel, et ka kes tahab rohkem teada, siis Glen võib rääkida sellest veel ühe tunnikese. Et see ei tekita raskusi. Ei tekita, aga ma ütlen lõpetuseks siis hästi lühidalt ikkagi seda asja nagu kokkuvõttes. Et kui sul on liiga valinivoo, mis nagu muidu kostub enam-vähem healt, siis sa saad seda keerata vaiksemaks. Aga kui sul on juhtumisi mingisugune podcast, mis on -17 või veel vaiksem ja võib-olla veel kõigub ka hullupööra palju. Ja siis on meil olemas täna telefoni ja kõrvaklappe ja mille puhul sa avastadki, et sa kurat, et ma ei kuulegi, ma ei saagi seda keerata kõvemaks. Nii et ma nagu lõpetaks oma siis mitte kõige lühema monoloogi sellega, et kui te soovite, et Digisaate podcast muutuks vaiksemaks näiteks, ei ole mul seda üldse probleemi teha. Tõsi, valjemaks ma seda ei tahaks keerata. et vaiksemaks võib, aga valjemaks ei taha. Aga jah, oluline, mida meie oma saate puhul siis sihime, on just nimelt see ühtlus, et oleks võimalikult mugav kuulata. Nii et selline lugu, aga vähemalt jah, kui Heiki nüüd teab, et kui ta kuulab mõnda vaiksemat podcasti, siis Digisaate jaoks võiks ta kohe natukene volüümi maha keerata ja võib-olla mõne podcasti puhul siis hoopis vastupidi. Selge, selline oligi meie saade täna, mis on siis 26. jaanuar. Me oleme teiega tagasi ühe nädala pärast, senikaua saatke meile oma küsimusi ja kommentaare. Meie lubame senikaua kõrva taha panna kõike, mis on väärt teiega jagamist. Ja oleme tagasi nädala pärast.